räägime sellest, kuidas hallata oma investeeringuid. Grete ja Johannes, te kumbki olete kogunud 4000 eurot. Printisime välja teie kombineeritud konto väljavõtte, kus on näha kõikide erinevate kontode pealt tehtud tehingud. Palun leidke, kui palju tulu olete teeninud väärtpaberite investeeringuga. Konto väljavõttel on 10 ridu, kuid ainult osad neist on vajalikud selleks, et arvutada kasum või siis kahjum, mis investeerimiskonto ja krüptokonto pealt tulla võib. Selles ülesandes on võistlejate ees 3 konto kombineeritud väljavõte. See väljavõte kajastab 2021. aasta oktoobrikuud. Harilikult nii keerulist tabelit panga poolt kellelegi peale ei sunnita, sest tõepoolest selles ülesandes on palju segavat infot kokku pandud. Kui seda tabelit natukene sirvime, siis näeme, et siin on mitmeid kandeid, mis on oma kontode vahel. Näiteks on siin 1. oktoobril kantud igapäevakontolt Balti börsi investeerimiskontole 1000 eurot. Järgmisel real kajastub see sama, aga ka Balti börsi konto väljavõttes, kus sinna on laekunud 1000 eurot. Seejärel näeme, et siin on tehtud mingisuguseid väärtpaberite tehinguid, siin on saadud isalt taskuraha. Kui siin allapoole läheme, siis näeme, et tasutakse igakuise muusikavoogedastus tellimuse eest, samuti ostetakse burgereid. Teisel pool näeme veel, et on ka jalgrattahooldus, uue teleskoobi ostmine ja nii edasi. Ja kogu sellest infost tuleb nüüd eraldada vajalik. Märgin nüüd oranži värviga kõik Balti börsi kontole vastavad tehingud. See nimetus Balti börsi konto on lihtsalt sellele kontole antud nimetus. See võiks olla ka konto number 4 või minu investeerimiskonto või mis iganes sa ise enda internetipangas tahad selle konto nimeks määrata. Ning rohelisega märgin ära kõik niinimetatud krüptokonto tehingud. Ja nüüd olemegi ära märkinud kõik tehingud, mis on teostatud investeeringuid puudutavate kontode alt. Ülejäänud ridadele antud hetkel tähelepanu pöörama ei pea. Selleks, et meil oleks lihtsam mõista, mis konto alt, mis tehingud täpselt tehtud on, olen ma selle tabeli tõstnud nüüd tabelarvutusprogrammi ning kõik 3 kontot omavahel eraldanud. Siin vasakul on meil kuupäeva tulp. Kõik 1. kuupäeval tehtud tehingud on nendes ridades ning olen nad kõik tõstnud eri ridadele, nii et ühel kuupäeval, ühel real on ainult ühe konto all mingi tegevus. See sinine tulp on igapäevane konto, roheline on krüptokonto ning kollane Balti börsi konto. Selleks, et meil oleks neid arve ja ridasid veel lihtsam omavahel võrrella, siis peidan ära ühes tabelis kõik peale Balti börsi konto ning teises tabelis kõik peale krüptokonto. Ning nüüd jäigi meil Balti börsi tehingute tabelisse alles 14 rida ning krüptokonto tabelisse 6 rida. Miks me aga nimetame ühte Balti börsi kontoks ja teist krüptokontoks või mis on need väärtpaberid, millega seal üldse kaubeldakse? Võistlejatele antud väljavõttes kajastuvad Balti börsil tehingud sümboliga EGR1T. Sellele sümbolile vastab Enefit Greeni lihtaktsia. Enefit Greeni lihtaktsiaga alustati Tallinna börsil kauplemist 22. oktoobril. Enne seda saigi teda ainult märkida hinnaga 2,9 eurot ning pärast seda näeme, kuidas siis hind hakkas kõikuma. Teine väärtpaber, mida näeme Balti börsi konto väljavõttes, on LHV1T. LHV1T tähistab LHV grupi lihtaktsiat. See 1T nii Enefit Greeni kui ka LHV aktsia sümboli lõpus tähistab, et tegemist on Tallinna börsil kaubeldava väärtpaberiga. Nii ei lähe need sassi näiteks mujal börsidel sarnaste sümbolitega kaubeldavate väärtpaberitega. On näha, et 2021. aasta oktoobris kõikus LHV aktsia päris palju ning püstitas ka uusi hinnarekordeid. Mis tähendab, et kui nüüd otsime välja, millal täpselt meie väljavõtte järgi seda aktsiat osteti, siis saame näha, kas tabati ilusti põhja või osteti seda just siin kõige kallimas kohas. Nii LHV kui Enefit Greeni aktsiad on mõlemad kaubeldavad Tallinna börsil ning seetõttu on nad ka koondunud sama konto alla. Lisaks Tallinna börsile saame Baltimaade regioonis kaubelda veel nii Vilniuse kui Riia börsil ning mis eriti hea alustavale investorile, siis Balti börsil on aktsiatega kauplemise tasud mitmes Eesti pangas viidud nulli. Kuid vaatame nüüd seda kolmandat väärtpaberit ja mõtleme, kas tegemist on üldse väärtpaberiga, sest ka kohtunikud saates nimetasid seda krüptokontoks.
Seda kolmandat väärtpaberit, millega konto väljavõttes on näha kauplemist, tähistatakse sümboliga COIN-XBE ning tegemist on siin kontekstis tõepoolest väärtpaberiga. Nimelt on see COIN-XBE indeksfond, mis jälgib siis Bitcoini hinna liikumist ning indeksi väärtust kohendatakse siis vastavalt Bitcoini hinna muutusele. See valem, mille järgi indeksi väärtust arvutatakse, on internetist avalikult leitav. Sinna sisse on juba arvestatud ka teatav tehingutasu. Mingi osa sa kindlasti läbi indeksfondi investeerides kaotad, kuid seevastu on oluliselt lihtsam hiljem enda krüptovääringutega kauplemisi deklareerida, kui tegelikult oled kaubelnud ainult indeksfondidega. Krüptovaluutadesse investeerimine on väga suure riskiga ning samamoodi kõigub ka seesama Bitcoini hinda jälgiv fond väga suurel määral. Näeme, et 2021. aasta oktoober oli üpris edukas kuu. Pea terve kuu vältel kasvatas nii Bitcoin kui siis ka seesama indeksfond enda väärtust. Aga läheme nüüd tabelite juurde tagasi ning vaatame, kui palju tulu oktoobrikuu jooksul investeeringud meile teenisid. Üks viis selle leidmiseks, kui palju me tulu teenisime, on otsida üles kõik ostutehingud ja müügitehingud ning hakata ükshaaval vaatama. Näiteks siin 1. oktoobril osteti 10 LHV aktsiat hinnaga 43,5 eurot, mis tähendab, et kokku kulutasime me 435 eurot. 4. oktoobril müüsime need sama 10 maha mõnevõrra odavamalt. Seega näeme, et 3 päevaga kaotasime 3,5 eurot. Sama koguse ostu- ja müügitehinguga on see tulu ja kulu arvutamine üpris lihtne, kuid siit edasi näeme, et 7. oktoobril ostetakse 10 LHV aktsiat hinnaga 40,1 eurot, 12. ostetakse veel juurde 10 aktsiat hinnaga 39,8 eurot ning 15. kuupäeval müüakse maha 5 tükki neist. Selleks, et siin nüüd mitte ühtegi arvutusviga sisse ei lipsaks, peame hästi jälgima, millisest 10 me nüüd justkui need 5 maha müüsime, et teaksime, mis hinnaga ostetud aktsiad meil veel alles on. Ja asi läheb veel seda keerulisemaks, kui sama konto peal kaubeldakse ka mõne teise väärtpaberiga. Näiteks siin on näha, et hakkame kauplema ka Enefit Greeni aktsiatega. Nüüd pead meeles hoidma LHV aktsiaid, Enefit Greeni aktsiaid, neid, mis sa ostsid ühe hinnaga, neid, mis sa ostsid teise hinnaga, neid, mis sa vahepeal ostsid veel 3. hinnaga, siis need, mis sa müüsid ühe hinnaga, aga mitte sama suurt kogust ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See kasvab väga kiirelt, väga keeruliseks. Seepärast ongi loodud jaeinvestorile investeerimiskontosüsteem. Esimene samm investeerimiskontosüsteemi ärakasutamiseks ongi see, et sa peaksid hoidma oma investeeringuid eraldi konto peal. See tähendab seda, et kui sa vahepeal ostad oma pangakaardiga pitsat, kommi ja teleskoope, siis need peaksid toimuma eraldi konto pealt võrreldes investeeringutega. Kui kõik investeeringud on ühes kohas, siis saame seda tulu ja kulu arvutamist oluliselt lihtsustada. Oletame, et see on minu väärtpaberikonto ja ma teen siia sissemakse. Kui tahan, siis saan siia veel sissemakseid teha. Nüüd olen teinud sissemakseid 2 ühiku väärtuses. Kui nüüd siit kontolt teen väärtpaberitehinguid, siis need väärtpaberitehingud elavad justkui oma mulli sees. Näiteks selle eest ostetakse siin LHV aktsiaid, ta läheb siin, istub LHV samasuguses tünnis nüüd. Selle eest ostetakse Enefit Greeni aktsiaid, tema läheb, istub Enefit Greeni tünni sees. Sel hetkel, kui ma olen ostnud aktsiaid, siis mul siin vaba raha selle konto peal ei ole, seega ma ei saa ka midagi välja võtta. Kuid kui nüüd peaks juhtuma, et LHV aktsia või Enefit Greeni aktsia väärtus näiteks 2-kordistub, siis kui müün maha LHV aktsia, saan siia hoidikusse 2 palli tagasi ning kui sama juhtub ka Enefit Greeni aktsiaga ja müün selle maha, siis saan siia jällegi 2 palli asemele. Nüüd on mul siin 4 ühikut vaba raha, aga alguses panin sisse 2. Ja neid tehinguid siin võib toimuda sadu ja tuhandeid. Niikaua, kuni mina pole siit raha välja võtnud, ei ole ma ka tulu saanud. Kuid sellel hetkel, kui ma teen väljamakse sellelt kontolt, näiteks praegu maksan endale välja 4 ühikut, siis nüüd olen saanud tulu. Panin sisse 2 ühikut, võtsin välja 4 ühikut. Seega kokku olen juurde teeninud 2 ühikut. Ja see ongi see, mis on minu kogu tulu kõikide investeeringute pealt, mis ma olen selle kontoga vahepeal teinud.
Seda loogikat järgides saame arvutada ka välja nii Balti börsi väärtpaberikonto tulu kui ka selle niinimetatud krüptokonto ehk alternatiivinvesteeringute konto tulu. Märgin siia kõige parempoolsesse tulpa need summad, mis olen sisse kandnud sissemaksetena ning need summad, mis on kontolt välja kantud väljamaksetena. Näeme, et kokku olen kontole lisanud kõigepealt 1000 eurot, seejärel 2000 eurot ehk kokku 3000 eurot. Välja kandsin siit kontolt kokku aga 3398,5 eurot. Seega see lisa 398,5 eurot, see pidi juurde tulema investeeringute tulude arvelt. Nii et kui nüüd lahutangi välja kantud rahast sisse kantud summa, siis saan teada, kui palju olen vahepeal oma investeeringutega teeninud. See tähendab, et nendest 14 reast pean tegelikult välja otsima ainult 3 ning nende põhjal saangi leida, kui palju oma investeeringutega teeninud olen. Siinjuures ongi oluline just eristada neid sisse- ja väljamakseid, sest siin kõige alumises reas näen, et olen leidnud ka kulu ja tulu kogu summa ning need on omavahel võrdsed. See tähendab seda, et kui alguses oli kontojääk 0, siis ka lõpus on kontojääk 0. Ma kandsin vahepeal juurde, teenisin sinna midagi ja pärast kandsin kõik välja. Ja see peabki kokku tulema 0, kuid siin tulebki nüüd tähele panna, millised neist on päriselt olnud siis sinu poolt sissemaksed ja millised väljamaksed ning need omavahel lahutada. Teeme läbi nüüd ka sama protsessi teise kontoga. Peidan siit alt need segavad read kohe ära, et meil midagi sellepärast sassi ei läheks. See alternatiivinvesteeringute konto oligi võistlejate ette pandud selleks, et kui kohe ei mõtle välja seda lahendust, kuidas lahutada väljamaksetest sissemaksed, siis selle konto peal on neid tehinguid nii vähe, et kui teed läbi need 2-3 ostu-müügitehingut, siis oleks võimalik kohe võrrelda sisse- ja väljamaksete erinevust. Ning näeme, et selle kontoga teenisime 197 eurot. Ja kui liidamegi kokku nüüd selle 398,5 ja 197 eurot, näeme, et tulemuseks saamegi 595,5 eurot, mis oli ka selle ülesande õige vastus. Miks on aga investeerimiskonto eriti väärtuslik? On asjaolu, et iga tulu pealt peab inimene maksma tulumaksu. Kui neid varjata või nendega hakata sahkerdama või petma, siis võib pahandustesse sattuda. Nii et kõige lihtsam ongi teha investeerimiskonto ja sealt ühe klikiga saata andmed maksuametisse. Nii on endal veelgi vähem muretseda. Selline investeerimiskonto süsteem on igale investeerimishuvilisele oma kodupangas, vähemalt Eestis, tänasel päeval kätte saadav. Nii et mine nüüd kas vanemate abiga või otsi ise ülesse enda internetipanga kontod ning vaata, kuidas seal asjadega tegeletud on. Ning vajadusel lisa sinna mõni uus ja huvitav investeerimiskonto.